Tere päevast, head vaatajad! Kutsume teid nautima iluuisutamise 100. maailmameistrivõistlustele Torinos punkti panevat värvikat galat. Kõik medalid on eelneva 5 päeva jooksul välja jagatud ja täna näeme jääl maailmameistrivõistluste säravamaid sangareid, iga ala viib paremat. Glamuursel alal said medalirõõmu tunda seekord koguni 10 riigi uisutajad. Aasta eest jagus Los Angeleses medalite rõõmu seejuures kõigest 6 riigi sportlastele. Ja selle gala juhatavad sisse noored Itaalia uisutajad ja nende tuleviku tähed. Loomulikult on Torinos tööstuse, moe ja kultuurilinnas, kus ka siis näha autot jääl ja see on igati Fiati autotehase linnas. Loomulik, et galaetenduse keskel kuulus auto. Ja raske hooaja lõpp, kus uisutajatel juba selja taga olid Euroopa meistrivõistlused, olümpiamängud, tähendas, et maailmameistrivõistlustel medalivõiduks pidid kõik tegema väga suure eneseületamise. Torinos oli valusaid draamasid, kibedaid kaotusi, kirglikke vastasseise, erakordseid hüppeid, silmi pimestavaid piruette, sensatsioonilisi kukkumisi. Ja nüüd on Palavela jäähall, mis ühtse Itaalia 100. sünnipäevaks 1961. aastal ehitati ja Torino olümpiamängudeks rekonstrueeriti, täitunud ligemale 8000 inimesega. Nii palju on täna pileteid müüdud galaetendusele ja selle vahva sissejuhatusega kutsutakse õige pea jääle kõik need sportlased, kes nendel maailmameistrivõistlustel mahtusid esimese 5 hulka. Aga loomulikult esmapäeval väike vahva etendus koos noorte Itaalia tuleviku tähtedega. Ja me jälgime seda galat, nii see algab see tuleviku teekond suurtel jääväljadel koos Anne Šaraškiniga. Üsna tihti arvatakse, et maailmameistrivõistlused, mis järgnevad olümpiamängudele, ei ole nii pingelised või pakuvad vähem huvi, aga see ei olnud sugunigi nii Torino maailmameistrivõistlustel. Võistlused olid väga pingelised ja käis äge töö medalite saavutamise nimel, kes saab kulla, hõbeda ja pronksi. Kuigi mõned võistlejad meeste ja paarissõiduklassis jäid kõrvale võistlustest Torinos, kes võistlesid olümpiamängudel, olid võistlused tõepoolest väga pingelised. Oli ebaõnnestumisi ja oli õnnestumisi. Ja tihti on nii, ja kes tegeleb ise iluuisutamisega ja kauemat aega teab, et tavaliselt juhtub just see ebastabiilsust kõige enam just naiste klassis. Ja siin oli ka kõige suuremad üllatajad ja põrujad olidki ka naiste klassis.